Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Kõmme taas kord siin. Nagu näete, siis me oleme keldris ja nagu te näete, siis on mul vahepeal tekkinud arvuti siia. Ja natukene parem ja natuke võimsam, 2 ekraaniga. Muidugi ekraanid võiksid olla ühesugused, aga paraku ei ole. Nagu te näete, siis ehitasin siia ühe väikse sellise testmooduli. Kasutame ühte Siemens logo BA2, logo 24 RCL. Siin on väike programm, kell pole pandud, Siemens logo toiteblokk, väike ühenduste moodul, kus meil on siis plussid ja miinused ja siis toite lüliti. Siis siin kõrval on meil Siemensi logo HMI, selle ma programmeerisin täna enne lõunat. Ütleme niimoodi, et natukene jebimist oli, aga ütleme niimoodi, et väga keerulist midagi siin ei ole ja siia saab panna igasuguseid asju, loendureid, taimereid, igasuguseid asju saab muuta. Nagu näiteks siin, kui me vajutame näiteks selle peale, siis me saame panna näiteks 25 sekundit ja põhimõtteliselt näete, siin muutub ära 25. See näitab küll minutit, aga tegelikult on sekundit. Või siis näiteks paneme siia 10, enter. Nii, vaatame, kuidas see siia püsima jääb. Nagu näeme, siis on 10. Loomulikult me saame kasutada ka neid nuppe siin üles allapanekuks ja põhimõtteliselt, kui ma vajutan F1, siis see number läheb suuremaks, natuke halvasti on näha, ja kui F2, siis läheb väiksemaks ja siis põhimõtteliselt seda küll saab muuta, aga see mitte midagi ei tee, sellepärast et see näitab staatust. Põhimõtteliselt vajutame reseti, sest see näitab, et minu toiteblokk läks tööle. See vilgub praegu sellepärast, et ma ei saa seda vajutada. Nüüd ma saan vajutada ja kui ma vajutan, siis läheb see teine punane läheb siin põlema. Nii, ja nüüd meie toiteblokki väljund läks sisse. Seda küll väga näha ei ole kuskil. Põhimõtteliselt me näeme seda sellega, et mu CD-ROM hakkas tööle nüüd, sest see on sellega ühendatud. Nii et jah, ja siis kui ma vajutan stoppi või tegelikult kõigepealt starti ja siis kui see 15 jõuab ükskord lõppu, natukene peab ootama, siis see lülitab ennast automaatselt välja, me näeme neid sekundeid ka siin jooksmas ja ka seal üleval. Nii et 15 ja kuulsime, et väike plõks käis, lülitas välja ja siin näeme ka, et on välja lülitanud ja kui ma vajutan stoppi, hoian peal, siis lülitab ka toiteblokki välja. Ja muidugi, kui ma uuesti reseti vajutan, siis ma ei saa kohe starti vajutada, pean ootama nii kaua, kuni see vilgub ja siis saan uuesti starti vajutada ja stop ka loomulikult toimub. Muidugi ma olen mõelnud, et võiks siia panna näiteks sellise funktsiooni, et ma saan valida, kas automaatne või manuaalne on ju, ja siia saab panna nende nuppude alla saab panna erinevaid funktsioone. Praegu ei ole seda programmeeritud siia sisse ja lisaks ma pean tegema sellele mingi kilbi. Mul on siin all üks kilbiken olemas, siin on ka mõned nupud ja siia saab panna ekraani. See ekraan on loomulikult väiksem kui see, nii et siin oli natuke suurem ekraan kunagi, aga nüüd ei ole. Nii et tuleb sellele ekraanile teha mingi asjandus. Nii et jah. Ja ega selle programmeerimine otseselt väga keeruline ei ole, kuigi ma varem ei ole seda ise teinud, siis netis on piisavalt palju igasuguseid tutoriale ja asju, kust saab piisava info, et seda programmeerida. Loomulikult seda Siemens logot, tavalist mingit vanemat tüüpi Siemens logot on veits lihtsam programmeerida, sest tal ei ole esiteks nii palju võimalusi, kui näiteks selle logo 8, mis seal üleval on. Nii et jah, nii et siis selline asi, nagu näeme, siis võrgukaablid on ühendatud ja see on siis puututundlik ekraan. Siin on arvutikaabel, Siemens logo on see kollane ja Siemens logo TDE, mis on siis see ekraan, see on siis see juhe siin, nii et jah. Nii et igasuguseid pööraseid asju saab teha, eriti kui sul on selline ekraan, siia saab panna hästi palju lehekülgi, funktsioone, kõike saab muuta niimoodi, et ma ei pea seal nuppu peal hoidma, vaid ma lihtsalt toksin siia, panen mingi numbri ja ongi olemas. Nii et jah, selline päris äge asi on see TDE. Neid kasutatakse tööstuses igal pool ja nad on võrdlemisi odavad ka, nad ei ole väga kallid õnneks. Nii et kui on muidugi mingid suuremad asjad, hästi palju mingeid asju vaja ekraani peal korraga kuvada, siis loomulikult on olemas ka sellised hästi suured ekraanid. Muidugi nad maksavad ikka
sadu ja isegi tuhandeid eurosid, aga see on hästi odav. See on põhimõtteliselt kõige väiksem on 3-tolline, mis on nagu too ekraan, aga see on nüüd peaks olema 4-tolline, see on veidi suurem. Ja noh, nagu siin on näha, see on 4 nuppu ka. Ja noh, siia saab igasuguseid asju panna ja animatsioone saab põhimõtteliselt teha ja funktsioone on päris palju. Ja loomulikult selleks, et seda programmeerida, on vaja ka ühte programmi nimega TIA, mingi TIA portal versioon 15 on mul siin, muidugi ma sain kaasa versioon 17, aga ma ei ole seda installinud, sest mul on 15 olemas ja see toimib, nii et ei ole vaja upgrade ida. Ja siis loomulikult on logo V8 vaja 8.3, sest need logo 8, ja see, mis ma nüüd ostsin, see on versioon, tegelikult see, mis seal üleval on, see töötab versioon 8.0-ga ka, aga see, mis siin on, nõuab versiooni 8.3, sellel on igasugused analoogsisendid ja värgid. Nii et selline värk, aga kui ma näen, siis mul hakkab aku tühjaks saama, nii et pikka jutt enam ei ole, tänan kõikidele vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribe'ige ja kohtume järgmine kord, kui me näitame veel mingeid asju, võib-olla kuidas seda programmeerida. Kui kellelgi on huvi, küsimusi, küsige, olen nõus vastama ja põhimõtteliselt polegi midagi muud. Nii et veel kord tänan vaatamast ja kohtumiseni.